Kui sa oled täiesti algaja ja igasugused akordid on jube keerulised vasaku käe jaoks võtta, kuidas siis ikkagi samm-sammult leida see tee korraliku akordini? Sellest täna räägingi. Tere, mina olen Jakob Laidus, olen kitarriõpetaja. Kitarri olen mänginud üle 20 aasta ja õpetanud üle 10 aasta. Ja õpetanud olen igas vanuses õpilasi. Lasteaialastest kuni juba päris vanade täiskasvanuteni välja. Tänane näide on D-tuuri akordi põhjal. Miks D-tuuri? Sellepärast, et see on parasjagu lihtne, et selle suudad ära õppida, aga parasjagu raske, et seda ei ole nii lihtne võtta, et paned lihtsalt 2 sõrme peale ja oskad. D-tuur ise käib nii 4 keelt, 4 keele akord, võid panna pöidla 5. ja lihtsalt selle ühe sõrmega siit pöidla tagant peadest lüüa, siis ei pea parema käe peale üldse mõtlema. Alati tabad õigeid keeli. Ja kuidas hakata ühte akordi õppima, kui vasaku käe sõrmed üldse ei taha sõna kuulata? Näeb võib-olla väga lihtne välja, kui sa vaatad kedagi teist, näed, oskab paneb sõrmed, ja juba kõlab, ma õpin ka. Ja siis mõtled, oota, kus need vaatad oma akordide tabelit, eks ole. Kui sul akordide tabelit ei ole, siis lae see endale alla videokirjeldusest, leiad selle ilusti üles. Ja kõik teised akordid ka on täiesti leitavad sealt. Kuidas süüakse elevanti? Vastus on ühe ampsu kaup. Iga ülesanne on võimalik jagada väiksemateks ülesanneteks. Kui üks suur asi tundub hoomamatu, kuidas ma selle kõik ära teen? Siis, kui sa hakkad mõtlema, siis sa suudad välja mõelda tavaliselt. Aha, esimene samm, mida mul on vaja teha? Kui tuba on sassis, siis sa saad vaadata, selle asja võtan ja panen ära. Selle asja võtan ja panen ära. Ja kui sa niimoodi ühe kaupa lähed, lõpuks on tuba korras. Nii ka selle akordi õppimine. Ja alustame näiteks number 2 sõrmest. Hakkame siit esimesest keelest pihta. Sa võtad number 2 sõrme, paned esimene keel 2. Võid lüüa. Ja seda harjutust tee minuga kaasa. Nii saadki koos selle videoga selle D-tuuri võtmises selgeks. Lahtine ja paned 2 peale. Lahtine ja paned 2 peale. Vaata, et ta saaks hästi sõrme otsaga. Ja nüüd keeran siit natukene kätt. See on pöördliigutus. Kui sa tea, mis on pöördliigutus, mine vaata pöördliigutuse videot. Lihtsalt selgitus on see, et kui mul on samas vahes mitu sõrme erinevatel keeltel, siis kätt pöörates saan ma kindla peale need keeled kõlama, et ei tekiks plärinaid. Ja nüüd keerad selle 2 viltu. Nüüd on lahtine ja paned natukene viltused selle 2 peale. Seda võid harjutada nüüd mitu korda, võid panna video korraks pausile. Kui see tuleb nagu mõnusalt välja, siis pane video käimine. Nüüd võtame esimese sõrme. See läheb 3. keel 2. 3. keel teine vahem. Ja selle paned juba sellise viltuse käega. Ja nii palju, kui aega läheb, et sa sinna peale saada, nii palju sätid. Tuleb välja, korraks tõstad kätt, väike salvestuspaus. Ja siis järgmine samm on siis need 1 ja 2 korraga peale saab. Mängin lähtsed keeled, panen 1 ja 2 peale. Mängin lähtsed keeled, panen need peale. Ja nii kaua, kui aega läheb, nii kaua läheb. Iga kord, kui ma sätin, ma saan paremaks sättijaks. Ja mida paremaks sättijaks ma saan, seda kiiremini ma need peale saan. Ja mingi hetk need sõrmed õpivad piisavalt hästi selle ära, et ma saan panna kõik korraga. 1 ja 2, mitte tön, vaid maanduvad korraga. Kui tahad seda eraldi harjutada, siis pane jälle video pausile, tee eraldi ära. Nüüd õpime ka 3. sõrme ära. Teine keel 3. Eks jälle 0 ja 3. 0 ja... Ja nüüd seda 3 mängides kuula, et kõik keeled läheks kõlama, et sa ei lähe esimesele keelele pihta, ei panna lohakat 3, vaid hästi sõrme otsaga. 0 ja
3. kui see tuleb välja, siis on võimalik, nüüd on see, et selle järgi, kui kergesti sa need 2 ja 1 said, kui nendega oli veel keeruline, siis tee siia nüüd üks vahesamm vahele, et sa harjutad 1 ja 3 ja siis 2 ja 3. Seda eraldi. Ja kui see on kõik harjutatud, siis on see, et lähtsed kogu aeg kord peale, lähtsed kogu aeg kord. Ja kui ta alguses kõik noodid ei kõla, see on okei. Kui sa tead, et sul on asjad õiges vahes, semad õiges vahes, siis see ongi alguses esimene eesmärk. Kui sa oled õppinud õigesse kohta nad ära panema, siis ajapikku sa saad otsida seda, et kuidas ma neid sõrmi ikkagi sättima pean, et ma saaks kõik keeled kõlama. Nüüd, mida edasi teha? Oskad ühte akordi, mida teha? Minu soovitus on ära õppida 2 tükki veel, täpselt samamoodi, rahulikult. Kui D-tuur on õpitud, siis järgmine võiks olla A-tuur ja siis G-tuur. D, A ja G. Ja kui need 3 on õpitud, siis saab hakata mängima 3 tuuri lugusid. Neid on tohutu hunnik. Minu soovitus on õppidagi paar tükki neid ära ja harjutada. Selleks, et 3 tuuri lugudest natuke rohkem teada saada, et milliseid valida, selle jaoks on mul täiesti eraldi video olemas. Mine vaata seda, treeni omale need 3 selgeks, sa saad Kitarrikodu lehelt ilusti koos akordidega need sõnad vaadata ja saadki juba esimesi laule saatma hakata. Head harjutamist ja näeme järgmises videos.